Selle nädalavahetuse võtsime eesmärgiks minna põhja poole. Seega sõidangi nüüd Tartust Tallinnasse ja sealt edasi oma Varjasse. Et vahel on väga raske otsustada, kuhu pildistama minna. Eriti nädalavahetuseti, kui see on ainus aeg, millal saab pikemalt pildistamas käia. Ja siis võibki juhtuda nii, et tekib mitu soovi ja mitu mõtet, et mida tahaks pildistada ja kus tahaks pildistada. Praegu oligi mul valida 2 koha vahel, kas jääda Tartumaale, sest seal tekkisid päris mitu mõtet, mida pildistada, või siis tulla põhja poole oma Varjasse. Ja otsustasin oma Varja kasuks, sest sinna on tulnud, sinna Varja lähedusse metsa on tulnud 4-5 põtra, kelle sooviks pildile saada. Väljas on praegu tõeliselt põrratu ilm. Värskelt on lumi, on katnud kõik puud sellise mõnusa lumevaiba alla. Ja nagu te näete, siis päike paistab ka. Kell on küll päris palju, ilmselt põdrad enam väga ringi ei liigu. Et põõnavad kuskil puude vahel metsa sees. Siin on värsked põdrailjad. Selliste puude pärast neid põtru nii palju ongi siin. Et jah, põder on siin päris tublisti koorinud. Siin on teinegi koht, kus põdrad on tublisti koorimistööd teinud. Üks jahimees nägi siin korraga peal 4 põtra. Ja see oli siis täpselt päev enne, kui ma siia metsa tulin. Ei tea, kas neid võib siin veel siin samas kohas enam koorimast näha, sest et enamus koorest on pealt ära söödud. Süda tahab sees nagu ikka, kui põtradega kohtuda. Praegu nägin 4 põtra. See oli siin samas lähedal, kus nad olid seda haaba koorinud. Ja ma ei osanud arvata, et nad tõesti praegu siin päisepäeval siin kohas ka passivad. Siis nad olidki siin lamanud. Ja selle peale, kui ma tulin, olid kõik 4 põtra üles püsti karanud ja jooksu vistnud. Ja siin on nii ikkagi tihe mets, siuke risu-räsune ka, et ma sellist asjalikku pilti ei saanud. Küll aga nägin nad ära, et järgi minna tundub mõttetu, sest nii nad vast jooksevad käinud eest ära, aga äkki oskan neid kuskilt veel üles leida. Siin on siis üks oletatav lamamiskoht, kus nad ilmselt siis puhkasid. Siis päev on ka juba päris peal ja ilmselt siin nad siis olid. Sealt läheb sedasi, et niimoodi nad seal puude vahel neid piirusid, aga pilti oli üpris lootusetu teha. Ei saanud põtragi fookusse, kõik oksasid ette. Siin on järjekordne põtrade poolt ära kooritud puu. Ja nüüd ma tulin ikkagi mööda nende jälgi ja nägin, üks põder oli vähemalt siia samma metsa jäänud. Nägin teda korra veel, aga sellega on täpselt nii, et pildistamise jaoks on mets liiga tihe, aga silmaga ikka näed. Isegi päris hästi. Tänane päev näitab suurepäraselt ära, et ükskõik kui valmis see metsloomad kohtumiseks ka ei ole või ükskõik kui väga seda ei oota, siis enamus kohtumised tulevad ikka nii ootamatult ja lõppajad täpselt sama ootamatult, et reaalselt pilti ei jõuagi teha. Jõuad vaid silmi pilgutada ja konstateerida, et okei, siin oli just loom. Täna Varjas ma pole näinud kedagi. Olin hommikul Varjas. Siis rattaga sõites ühelt raiesmikult hüppaid 2 kitsepeitu ja ma nende valgeid saabapeegleid nägin ka ainult vilkumas. Siis
hiljem ma nägin maapinnal korraks ühte oravat, kes kohe peitu puges. Temast ma samuti pilti ei saanud. Siis lõpuks ma leidsin oma 4 põtra ülesse, kellega oli ka nii, et ma kõndin siukse pigem kinni kasvanud ja metsa vahele jääva sihi peal, kus oli juba niigi risune. Ja nüüd viimane kohtumine oli mul 3 kitsega. Siin kaugelt on näha, et selline pikk, mõnus siht mööda kraavi serva läheb. Ja siis järsku hüppas jooksuga siit niimoodi rist üle üks kits. Siit samas kohas põhimõtteliselt, kus ma olen praegu. Siis hüppas, siis ma püüdsin teda pildistama hakata. Märkan, et 2 kitsi tuleb veel. Oleks ma teadnud, et neid on rohkem, et üks hüppab üle, siis oleks teise jaoks valmistada. Aga mu fookus oli sellel esimesel kitsel. Ja siis need 12 kitsi panin ka niimoodi siit üle, et pilti ma ei saanud ja pilti poleks võib-olla isegi võimalik teha, sest et see fokusseerimise hetk nõuab juba nii palju, et seda järsult kuskilt välja hüppavat kitsi pildil saada on ikka päris võimatu. Aga mul on natuke veel aega, enne kui ma Tartusse tagasi minema hakkan. Et äkki mul ei ole nüüd õrna aimu, kuidas need põdrad võisid siin liikuda, sest need põdrad olid sealpool metsas. Sealpool esmalt ma ehmatasin need jooksu, liikuid sinna poole, et võib-olla nad tulevad siit üle sihi ja võib-olla ma saan nad pildile, aga see võimalus on nii väike, sest ma ei ole kindel, kas nad tulevad siia poole.